Tere tulemast vaatama Raplamaa meistrivõistlusi 2025 Järta Discgolfi pargis. Meil on teile ette näidata esimene ring ja feature card. Mina on Jesper. Mina olen Hendri, tere ka minu poolt. Feature card valiti hääletuse teel igast divisionist üks mängija, välja arvatud siis MPO division, mille põhjuseks on see, et neid filmiti teine ring. Jah, neid näeb siis teisel ringil, milles siis juba järgmises saates. Aga siin on meie head sponsorid kõik. Ja esimesena on meil feature cardis kohalik SIPS, Matrix Rating 935. Järgmisena feature cardis ka võiks öelda kohalik superstar Eve Maido, Matrix 866. Kolmandaks Austraalia meister Jennifer Laan, Matrix 91, Team Kaer. Neljandana Karel Müür, Matrixi rating 856. Ja viimaseks kohalik superstar Kari Vill, Matrix rating 931. Karil oli alles hiljuti sünnipäev ja nüüd täieõiguslik pensionär. Mul on ta väike kingitus ka. Vana inimene, sokid, et oleks ikkagi talvel soe. Ja siis kummagi jala jaoks, siin on peal retsept, et mitte suu kaudu kasutada. Viinasokid ühesõnaga. Et kui haigeks jääd siis. Enne mängu. Palun. Aitäh, Sips. Kõik tundsu keeras. Palju õnne ka. Terve mängu aja mõtlen nüüd selle peale. Aga suu kaudu ei tohi kasutada. Kuidas see pooliku lahti saab? Thank you very much. Aitäh, palju õnne. Nii, sünnipäevaõnnistused Karile edasi antud kõigi poolt. Nupid kokku löödud. Märki, et ei pidanud loosima, sest kõik märgivad. Ja esimene rada, paar 4, 150 meetrit. Rahasponsoriks Event Tents. Võrdlemisi ütleks üke lihtne paar 4. No tegemist on ka lihtsama layoutiga. Jah, lihtsam layout, kollane jänes. Võiks olla selline üsna lihtne pördi. No jõukohane pigem kõigile seal, ma tahaks öelda. No pigem jah, võiks olla. Jennifer paneb siin ilusa S-i teele. Siukene kuskil tundus 90 meetrit vise. Järgmisena Sips. Kas jätab selle nüüd kangeks? Jätab sinna vasakule, flirdib selle OB-ga, aga ei jõua OB-ni välja visata. Sealt on Haiseriga hea järgmist visata. Jaa. Eks see Sipsi gamelan võib ka olla selline, et sinna vasakule mängist ta teab, et ta ei viska välja sinna OB-sse. Jaa, üsna safe play teema. Järgmisena Eve Maido oma tuntu teaduses lihtsalt lähen otse. Ja tean, mis ma teen. Järgmisena Kari. Ilusti väikene annuka flex ja... Jah, oleks gramm võib-olla kõrgust juures on, oleks 100 meetrid juurde, aga sellegi poolest hea visa. Kareli teine, tal jäi see esimene nüüd kindlasti lühemaks kui teise plaanis, aga... No madal oli jah, tõmbas kohe maasse, eks see kaamera närv ole, et... Jah, oi, põõsas päästis sealt nurga pealt OBS-e minemast. Jäigi ilusti seifi. Eve teine... No, ilusti mööda fairway'd, nii nagu mängima sirgelt, 2 sirgelt viset täpselt otse, et on teistel mida õppida. Annab endale sealt sükse pördi vaate. See tundub meil tegelikult väga hea liin Kari poolt. No, Kari ringis kindlasti. 8 peal või 7-8, jah. Nii vaatame, kuidas selle gameplaaniga nüüd Sipsil on. Sipsil on sellised vahvad lokid ka täna. Muidu iga päev ta neid ei kanna, aga täna on need rahvale näha toonud. Aga väga hea teine vise, tundub kindlasti ringis olevat. Just. Ei tea, kas asi on lokkides või? No võib olla lokkides, jah. Peaks ka teinekord proovima, et... Seal võib olla ka need põlvikutes asi. Põlvikutega ma näen teda kogu aeg. Oi, siin nüüd Jennifer jättis nüüd selle kangeks selle lähenemise, see vist võib olla seal OB-s, on selline kahtlane tunne. Paremal see OB tuleb seal mängu... See tuleb mängu, aga vist ei läinud sinna välja. Karel annab siit proovi alarauda. Tõstab ilmselt sealt parri sisse. Pördi proov ka alarauda. No, hommikupudru on söömata jäänud. Jõua veel korvini välja visata. Kas Kari saab äkki alarauast nüüd kõrgemale? Jah, saab. Ja järgmisena meil siis Jennifer, ta ikkagi jõudnud OBS, nii et ma nägin seda valesti. Kiisu tule siia. Ja Oksa võrkest ikkagi võttis selle lennu suuna vasakule ja ei jõudnud korvini. Oi, milline eksimus Sipsilt siit.
kas see lokk on silmas, lokk võib olla silmas ja, aga see on ikka see kaamera näol, ma arvan, esimene rada, natuke harjumatu, iga päev ikkagi ei mängi. Iga päev kaameras mängida ei saa, jah. Nii, siit tõstame aga parrid sisse ja rõõmsalt järgmisele rajale. Meil on ka siin kolmas kommentaator, kes tahab kaasa rääkida. Jah, ta väga häälekas, tahab paar sõna sekka öelda. Nii, teine rada on meil par 3. Meetreid on tal 81, ohtuseks vasakul OB, pikaks ka OB. Pikaks OB, aga see üldjuhul mängu ei tule. Just. Teise raja sponsor Destroneitus, ilmselt Hendri oskab rohkem rääkida. Mis ma tast ikka räägin? Ehitab ja projekteerib ja ehitab valmis kõik. Just. Nii, Kari läheb siit eest käega, jääb natuke see lühikseks, mulle tundus, aga niisugune 15 pakub siit puusab. Kareli tundub mingi keskmaa olevat, aga jätab selle Jätab kangeks. Selgelt kangeks. Üsna tavaline viga, mida siin teha. Tagankääviske puhul on see nagu parempoolset põõsast ka kartma ja nii ta ära läheb. Ja oi, ja see tuleb nüüd ilusti tagasi sealt OB pealt. Ilus flex, tuleb sealt kivide tagant ilusti ringis. Kuidas Sips üldse viskab peale sellist viset? No, eks see raske ole. Lükkab ploki kõrva taha ja annab just. Oi, aga ai, see läks nüüd üle. Tegelikult see tundus isegi korra käest minnes väga hea. Keevitas ikkagi piisavalt palju peale, et sinna paremale poole muru sisse ta ära läks. Nüüd viskab meil siis Eve. Tundub ka midagi kiiremat olevat. Ja lekib ka sinna OB poole. Tundub jah sama viga, mis Karelil. Aga neid kolmesid on sealt päästetud sealt OB ääres palju, nii et äkki näeme ka siit täna. Eve viskab siit korvi alla. Ei hakka väga riskima. Läheb kindla 4-ga edasi. Oi, Karel on see väga ausa proovi. Aga noh, nüüd sellest ausast proovist on ta 9 poole peal teisel pool ja poogi päästmine ei ole. Poogi läheb siit juba raskeks. Kari annab siit ringist väljast hea proovi, aga natukene jääb ka jõudu puudu. Siiber metsa ära eksinud. Aga proov oli aus. Nii, Karel siit 9 poole pealt. Poogi päästa ja oba. Väga ilus putt. Sellega nagu meile silmade vahel, et mis raskeks. Just. Jennifer tõstab sisse 2. Väga ilus 2. Mida näitan teile? Teistel on vist siin, Karil on par. Sips peaks olema ka par ja Eve ka. Penalti 4 nagu Karel. 2 rada mängitud, 2 rajalt 5 peale võetud 2 pirkut. Soliid algus. Rada 3, 80 meetrit. Üldiselt soosib tagantke haiserid, kõrged haiserid. Aga siin on üks vargaliin, mida nüüd Jennifer ka kohe demonstreerib. Aga seal on need ohud ja ta sai ühe ohtudes kohe kätte. Üsna sükene kitsas liin ale sealt tegelikult, et ega teda kõige lihtsam nüüd tabada ei ole, aga kui tabad, siis sa oled kindlasti ringis. Kari läks nüüd... Karil on täitsa omad liinid siin. Nii seest ma ei ole neid, keegi mängib. Aga vist tundus, et enam-vähem toimis. Kas keegi üldse nagu see õiget liini ka meil siin feature cardis mängib või? Ma arvan millegi pärast, et Eve läheb jah selle tema tagant käega. Karel nüüd tabab nüüd õigesti Vabesti, seda liini nii nagu peab. Ja nii nagu Eve sest juttu oli, et tagant käega ta läheb seda ja haiseriga seda sinna augu ette viskab. No, vanal korvil oleks üks 8 peal putil uuel ringist väljas kindlasti. Ja taga on, kes teavad ja on käinud järtas, siis seal on süke küllaltki järsk langus, et sealt see putt on, kui ikkagi ütleme korvist mööda paned täiesti, siis sa oled kindlasti ringi ääres, kui mitte ringist väljas. Jah, võid uuesti 10 peal lõpetada ja sealt juba pari päästmine läheb keeruliseks. Aga kui putti on, siis... Jennifer nüüd läheneb, tundub, et läks korvi alla. See on süke klassikaline koht, kus me oleme kõik olnud selle vargaliini pärast proovinud ja päästa oma parri. Siit lähenetakse ilusti korvi alla, väga selliseid
julgeid proove ei anta, et 3. rada ka alles, et võetakse rahulikult. Meistrivõistlused ka ikkagi, et pole mõtet kohe oma mängu tuksi keerata. Kari samamoodi, pullika äärde. Väga kindlalt rahulikult pullikasse ja võtab siit parri. Nii. Karelil pöördiputt. Jah, aga see on see tihti see, mis võib seal juhtuda, et sa sinna Vaat grammi pikaks. Oledki taga 10 peal. Aga sealt on juba julge puttida, sellepärast, et sa putid ikkagi ülesmäe. Ülesmäge on alati grammi julgem puttida. Ei ole seda ohtu, et vaata, kui maapind lihtsalt eest ära kaob. Ja nüüd ongi kõigil vist parid sisse tõsta ja siit keegi midagi suuremat ei tohiks võtta. Ei, lihtsalt parid. Kari Järasmäe võtab Eve kette ka kordist välja. Siiber on 3 üle väga õnnelik. Aga ega ta peab olema. Ja barframesid siis meil feature cardina. Barframe'i eest kahjuks meil midagi ei anta nagu Jomes Pros, aga küll me ükskord sinna ka jõuame. Nii, rada 4, par 3, 70. Oi. Nii, neil 3. kommentaator kukkus arvutiga laua alla. 77 meetrit, võiks öelda, et Jarta Discgolfi vargis olnud vist rada sellisel kujul algusest peale. Täpselt algusest peale ta kogu aeg selline on olnud. Üks lihtsamaid radasid ja üks topsitavamaid radasid vist. Julgeks väita küll, jah. Sükene eestkäe vise. Mõned mängivad seda ka taguriga. Üks Jesper ka ju. Üks Jesper mängib seda taguriga. Ja väga hästi. Väga hästi ja on ka topsi pannud seal taguriga, aga pigem ta soosib sükest eestkäe viset, et 77 meetrit väga palju jõudu ei taha. Seal on paar sükest kuusekest ees, mis võivad selle viske kinni võtta ja kui sinna taha jääd, siis Virku on pigem mängust väljas. Putt on keeruline, aga see jälle oleneb sellest, kuhu sa seal täpselt jääd, et võib-olla saad välja astuda põlve pealt, et võimalused on. Nii, Jennifer peale oma avadraivi siin veidikene pahandustes on. Peab siit põõsast viskama, vaatame, aga saab sellega väga edukalt hakkama ja see on põllikas korvi all. Tõsta sisse 3 ja mõtle juba järgmisele rajale. Nii. Aga üllatav on see, et tegelikult rada 4 mängis raskuselt 7. Meil Jänesel antud meistrivõistlustel, mis on nagu pigem üllatav. Võib-olla siis polnud nii palju eestkäe dominantseid mänge. Ilmselt see võib olla see põhjus. Siis annab siin julge proovi, aga paraku instrumendist läks see nagu mööda. Kari ilmselt näitab kuidas see. Karile lihtne 2, teada tuntud kõva putimees. Ringis 6% on üle 80 julgelt. Ja üldiselt hooaja keskmis ma arvan 85 ikka julgelt, et see on päris kõva. Putimees, jah. Sipsid päästis oma 3 ja Karelilt ilus 2. Just. Jennifer nüüd siit, kas ma ei näinud ta nüüd See on tema parri päästab omale, jah. Ja pääste kaavata alla augu poole puttida, et ei ole lihtne võttet. Evele ka parr. Omal võtaks täitsa värisema. Kõik, mis on 5 kauemad. 3, ärme liialda. Rada number 5, 75 meetrit, parem vasak OB, pikaks OB. Ütleme, et see on sükene paljudele mängumeestele parast proovikivi, et lihtne on pikaks panna, lihtne lühikseks jätta. Karin nüüd siit vist joppas, et ei jõudnud päris OB-sse välja veereda. Ja ta on, eks see statistika räägib enda eest, et üks raskemaid radasid ka antud meistrivõistlustel. Siin on see klassikaline, mis kui liiga madalaks jätad, siis kipub ta pikaks minema ja OB-sse see jõudis. Jennifer siib midagi kõrgele. Silmad vaatavad väga kõrgele, ise läheb kõrgele. Ja sai täpselt need madalad oksad, mis on selle hea liini peal, mis kui sa peale kaske sisse lähed, on täpselt ees, et kui sa jätad gramm lühikeseks. Siips nüüd, Siipsi ise peaks olema ringi ääre peal, ma julgeks öelda. Siiamaani vist kõige
kõige parem. Kuigi vist Kari oma jäi käksele ääres seifi, mis on ka suht ringi ääres. Jaa. Maido jätab siin natukene lühikseks, aga saab OB alast õnneliku kiki sisse poole ja aga õnn soosibki tugevaid, nii et nii ta kipub olema. kindlalt pullikasse pariga edasi ja nii, Jenniferil nüüd siit pikk pirkupõtt. Annab väga hea proovi, tabab seal CTP instrumente. Sellel rajal siis ka CTP esimesel ringil ja teisel ringil ka. Pajaka taimla, mis siis oli CTP-ks välja pannud 100 kase taime. Nii, aga vahepeal nägime, Karel pani siit hea parri pääste omal ära. Kari ongi siin jäänud täpselt OB joone peal, ehk siis ta on seifis ja saab ilusti pirgud putida. Võtab oma lubatud meetri sisse poole ja proov on hea, aga ülarauda tabab seekord. Ja Sips on ikkagi jõudnud ringi. Napilt aga kindlalt. No selline juba parem. Julge proov, aga endiselt veel natukene läheb mööda. Kaamera, ma julgen öelda, et see on raudselt Margita oma kaameraga ajab. Ma praegu, kui siit vaadata, see kütkет on nagu ikkagi natuke lõpuni natuke sügavamaks olema. Kükk võiks olla sügavam, jah, olles näinud teda varem mängimas, et kükk võiks olla sügavam. Ja Gentleman Kari jälle muidugi ja veel ilusti korvis ketas ja lähme edasi. Ta tõstab ka siit parri sisse ja kõik järjekordne parfreil. Ja kõik pääsesid ilusti pariga. Rada 6. Paar 3,99 meetrit raja sponsoriks Ahjulisu OÜ. Teeb teile kahjut riidid korstnad, kui on vähegi soovi. Aga siit Kari nüüd esimese viskana läheb seda kitsast liini, mis on, aga see vist jäi natukene liiga sisse. Mulle tundus, et ta tahab seda vasakut äärt parastada, aga mitte liiga palju. Aga Arel nüüd läks seda teist laiemat liini, aga vist sai sealt mingi puu. No see ongi see laiema liini, või mõlema, nii sisemise kui laiema liini oht, et sa need puud saad. Natuke peab seda õnne olema seal. Oi. Ja Jenniferit üsna halb eksimus, kohe siin vasakul puudes. Sealt tuleb hakata scramblima, et seda 3 päästa. Nii, Sips läheb nüüd seda sisemist liini, mis mulle meeldib mängida. Ja see on ka gramm jäi kinni. See on see liin, mida sa pead mängima, kui sul ei viska väga kaugele lihtsalt. Sa ei jõua. Sa pead varastama. Siis peab varastama. Jennifer siin paksu metsa sees. Ja aga ikkagi täitsa sai mingid annukad sealt proovida, aga ketas natukene liiga kange või vähe nukka. Jah. Ebelsid ja täitsa vaade pördile, aga lihtsalt korvi alla. Parriga edasi. Ja parriga edasi. Nii, kui siin Jennifer eest käega nüüd sisse ei viska, siis see Bogi peaks olema kindel. Oi, aga see oli, no ütleme nii, et natuke pigem õnnelikum puu, et see oleks võinud väga palju halvema kiki saada otse tagasi, siis oleks olnud ikkagi juba 4 keeruline tänada, nüüd on ikkagi ringis, et Karel teeb siit teist. Ja saab ka puud. No need puud ikkagi seal mängivad, eriti kui on Rapla meistrivõistlused, hommikul vara, esimene ring, kaamera puul. No täpselt. Lihtsam on ikkagi sealt korvi alla, nagu just tõstame sisse. Ja. Puud on hommikul kohe poole laiemad, kui kaamera filmib. Siipsil on see lokk, natuke vaatasin silma ees, aga jah. No, see on see jälle kükk, natukene pehme, korvini päris välja ei jõua. Kari annab ka siit hea proovi. Aga pullika äärest. Siit on siis nüüd 4 pääste Jenniferil. No, näitab, et putti liigub. Teistel võiks olla siin kõigil vist nüüd sisse tõsta pullika äärest ja pullika seest. Riid on ilusti puhas olevat. Pullika jooned on isegi maha joonistatud. Just, seda väga tihti võistlustel ei näe. Jaa. Aga tegemist on ikkagi meistrivõistlustega, siis võiks olla elementaarne. Just. Sips on oma varju üle
Sips on kõikide parride üle väga õnnelik. Aga ta ongi, kui vaadata, siis ainult parrid võtted, nii et Barframe. Tundub, et mänguplaan peab paika. Talle parrid meeldivad. Rada number 7, 109 meetrit, sponsoriks Barber Lees, meeste juuksed, habe, teeb teid ilusaks. Ohtusid eriti sellel rajal ei ole, viska lihtsalt otse korvi peale 109 meetrit ja saadki ema, ma olen televiisoris. Liisile juuksurisse minna, kui sa seda teed järgta nädala päev. Mis toimuvad, nüüd enam muidugi ei toimu, selleks oleks mängud läbi, aga järgmisel hooajal kindlasti uuesti. Sips paneb hea viske teele, ilusti kasutab terve fairway ära. Väga ma võitsin karit. No, ringi joone peale täpselt. Jaa. Kui markerit ei pane, saab outside circle putti teha. Ja tihti ta pigem seda eelistab, et teha see üks step sinna. Kergest kükist annab jalgadega jõudu juurde oma putile. Karelil kindlasti distantsi peaks olema, et see välja visata. Vaatame. Tundub väga hea vise. Läks sinna paremale ära, aga pinnai. Kukkus nii kiiresti all, et ta ei jõudnud hakata vasakule feidima. Aga Jennifer nüüd näitab siin siis kuidas ringi visata, kuidas kõige lähemale visata. Just. Tundub siuke kindlalt 6-7 peal olevat. Eve teine teeb seda, mida oskab. Mida me oleme harjunud nägema. Just. Viskan ringi, võtan 3. Kari, ringist väljast putt. See oli jälle vana inimese ohe. Väikse proovi, aga annukalt natuke liiga palju. Nii, nüüd ei olegi, nüüd on see stepper tal kergest kükist. Aga ei saa. Natukene on... Sipsi kohta kuidagi natukene vähe jõudu, ma ütleks seal taga. Jah, see liigutus jääb ikkagi nagu poolikuks. Väga ilus pöördi putt. Kindlalt 2. Karel ikka virkuvõtt. Ja jälle ülarauda vist. See on tal juba päris mitmes, aga julged proovida. Mulle see Kareli putt selles mõttes väga meeldib, et ei hakka sükest pool pidus panema, et jumala ees kaugele läheks. Läheb kaugele, siis panen südamesse comebackeri. Just, et ei ole seda, et midagi kartma hakkaks. Alarauda ei jäta. Eks tal on isa kodus sellest teinud selles, et kuidas see alaraud on. Just. Siinkohal tervitab Erki Müüri. Sips teeb siin natuke põlli vist. Päike paistab silma või hakkas sadama. Päike paistab. Vihmavari käes meil. Tundub, et ongi siia rohkem põllitult tegema. Kostüümi järgi vaadates siis küll, jah. Aga jällegi kindel par temalt. Rada 8, par 4, 137 meetrit, raja sponsoriks Autograaf. Tegeleb kleepsude, plakatite, mida iganes kõige sellise ka ja saab teid aidata. See on nüüd Jarta Discgolfi pargis siis uus rada. Et on siis vana 8-ga võrredes on see nagu näha toodud siia metsa sisse, tehtud par 4-ks. Pigem võiks olla lihtne par 4 kõigile kätte saadav, kui ütleme, et sa tabad seda fairway'd siin nagu just Kari näitas. Kui ilusti fairway peale jääd vasakule paremale metsa ei lähe, siis ta võiks olla üsna lihtne. Seal on muidugi ka tagauks, mida just Sips demonstreeris. Sealt tegelikult jõudis, ma arvan, nii palju kaugele, et ta peaks sealt saama teised. Sealt saab anda selle proovi, et sa saad sinna lähemale korvile, jah. Eve Maido siin eksib natukene oma drive'iga. Karelil võiks olla nüüd kindlasti nii palju distantsi, et kui tal see õnnestub, et siis ütleme, et siin sellised tugevama käega mehed proovivad ikkagi saada. Saavad juba iigli putile, jah. See on niisugune lihtne viga, mida siin teha, et lähed kõvasti panema ja siis keerata sinna paremale metsa üle taguriga. Just. Teistpidi eeskäega samamoodi, et omas käest teada. Et lähed hirmsasti vajutama, aga... Eve nüüd viskab ennast sinna, kuhu tegelikult ideaalis võiks esimesega olla. Jenniferi teine. Vist on seal selle... Põõsa juures see võiks olema siuke 8. Jah, ringi sees seal. Ringis ta võiks olla. Kari teine. Laseb kettal teha oma tööd. Ja jõudis ka vist sinna ringi äärde. Eve nüüd teeb siit 3. Oleks vaja kindlasti saada ringi.
keerab natukene peale palju kettale, läheb annukas välja ja läheb sinna paremale poole korvist. Karel nüüd tabas jälle ühte puud. Siin näha on, et tegelikult seal ruumi on, aga ta eksis kohe esimesse vasakusse puudusse, et tegelikult seal on seda šanssu, et läbi visata. Sips nüüd ikkagi natuke lühemaks, ma ilmselt ta sellest langenud puust on gramm edasi, aga ta ikkagi sai sealt ju taguriga täitsa visata ja ta võiks olla seal ringi ääres täitsa isegi vist. Ringi ääres, jah. Karelilt nüüd hea lähenemine, natukene puu õnne ka, puud võtsid kinni. Eve viskas korvi alla, Sips ikkagi jättis lühikeseks selle teise viske. Aga no jällegi andis proovi, aga proovidest on vähe. Sisse on vaja saada. Just, loodame, et ikkagi ringi lõpuks hakkab instrumendile pihta ka saama. Karil nüüd siit siuke tavapärast eksimus pigem. Jah, tihti ringis seda meest eksimas ei näe. Täpselt seal põõsalda on, nagu me Jennifer, tegelikult oli isegi lähemal kui 8, et siuke nagu uus. Ilus pirku. Karel siit. Pigem on see, et kui sa siit rajalt ikkagi 4 võtad, siis sa rahul ei ole. Jah, vahet ei ole, mis klassis sa mängid või klassiga mängija sa oled, et tegelikult sa ikkagi tahad sealt saada seda. See 137 meetrit nii palju nüüd ei ole, et aga minule küllatuseks meil on siin siis ainult üks pirku vist nagu ma. Ja Evel läks siis isegi nii kohast, et ta võttis siit paugi. Rada 9, par 365 meetrit, Mustmaja on sponsoriks. See on jällegi meil uus rada. Järta Discgolfi pargi siis kollasel jänesel. Ja on muidu üks lihtsamaid radu ja oli ka sellel võistlusel kõige lihtsam. No see on see jah, selline mingid erilisi ohte siin ei ole. Viska otse tagant käega Aiseriga välja just nii nagu Kari näitab. Näitas, et peab siis selle replay peale panema ka. Jah. Kui eks ole näha. Aga keskmist 2,6 ikkagi võrdlemisi näitab seda, et rada on pigem lihtne. Isegi Sips sai. Isegi Sips sai ringi, jah. Just. Tundus isegi täitsa sinna pullika ääre lähedale. Karel läheb nüüd seda madalat skipit pleid mängima ja on samamoodi. Muru on ilusti ära niidetud, siis skipib. Kiidamere haldajad. Kõik lähevad täpselt seda ühte samust välimist liini. Aga keegi ei lähe seda eeskäe liini? See eeskäe liin on nii palju kitsam, et ei ole nii turvaline. Jah. Pole võib-olla oma eeskäed nii palju usaldanud. Jennifer eksis natukene vara, aga on ka ringis sees, annab hea proovi. Aga ehk siis see, kui Jennifer praegu puutis esimesena järelikult ja ta oli ringis, siis meil on kõik on ringi saanud. Just. Karelilt ilus putt. Evel ja Siiber peale. Evel võtab ka 2. Siiber ikka pullikast kaugel. Siit võib veel eksida. Lõpuks on sihiku mees paika saanud täpselt südamesse. Täpselt front 9 jagu võttis aega, et sihik paika saada. Kari nüüd näitas, et kuidas saab. Siiani kõige rohkem birdis võtnud Jennifer, siis võttis siit ainukesena parri. Rada 10, 72 meetrit, par 3. Rada jällegi, mis on olnud Järta Discgolfi pargis algusest peale sellisel kujul, nagu ta on. Raja sponsoriks Toyota Abi, teeb kui auto korda, kui on midagi viga, vahetab refid ära ja nii edasi. Aga eks rohkem oskab sellest Jesper rääkida. Mis ma siin ikka hakkan rääkima? Ohud on vasakul paremal OB, pikaks OB. Karel nüüd näitab selle ühe ohu meile. Jah, sükene üsna paha eksimus, nagu ei teinud oma viset ilusti lõpuni ja läks vara käest ära. Oi, ja Eve nüüd näitab selle teise poole eksimuse kohe ära. Eve näitab, et ma oskan kettas kinni hoida küll. Et ta nägigi Kareli pealt, vaata, et ei tasu liiga varasti lasta. Siin nägite ka meie fotograafi Rapla meistrivõistlustel, Meelis Koks fotograafi. Vaadake Facebooki leht on olemas, kutsuge pildistama. Ja siit Jenniferilt tundus üsna hea vise, võiks seal ringis olla kindlasti. Karel nüüd päästab siit parri, ütleme süke 11 poole pealt. Aga jätab nüüd selle madalaks meie selle eelnev jutu peale, et just ei tohi madalaks jätta. Just. Kari läbi uus okste. See on siuke natukene paha koht, need oksad on nii madalad sealt, et kui sa tahad korvi rinnata, sa pead terava needi panema sealt. Kas Eve jõudis seifi või?
ma ei näinud küll, et Praegu- tal oleks see asi OBS, seal on kui ta variante. nüüd tuli sealt mööda 15. fairway'd tagasi, siis ta võis tegelikult täitsa vabalt safety jõuda ja praegu mulle tundub, et see nii võiski olla. aga Jennifer siit 9 poole pealt võtab omale birdie. Kari tõstab sisse 3. ja Eve ka 3. Täpselt nii järelikult ongi. tuli sealt mööda 15. fairway'd, Ketas tegi oma tööd ilusti. Õnn hoiab tugevaid. ja Sips on nüüd hoogu läinud, ma tunne, 2 birdit järjest juba. Tõesti nii on ja väga puhas front 10 tal tema poolt. Rada 11, paar 3, 74 meetrit, jällegi uus rada. Ja kollasel jänesel. Võrdlemisi lihtne rada, aga mängis tegelikult raskuselt siis, ütleme kerguselt 6. Ehk siis siin on siukseid eksimisvariante on, kui sa kohe tõmbad siia paremale põõsasse. ja tihti mis tehakse ongi, noh, kui mängitakse eeskäega, nagu me siin nüüd 2 esimest näeme, et keevitatakse tegelikult üle sinna vasakule ja metsa. Aga Jennifer nüüd viskab täpselt sinna augu ette, ehk siis ta on siuke ringis sees täpselt või siis ringi ääres. Oleneb, kuidas see, mis see Ketas seal tegi. Kari ka eestkäega, aga Karil nii kanged kettad, need töötavad siit tagant tagasi. Isegi selle tuulega tulid sealt ilusti. Ta on seal tagumise ukse juures, seal on tegelikult täitsa avatud. Teisel pool 10 peal Jenniferi vastas. Just. Ja nüüd sai mingi oksaga, ma arvan, et see läks sealt hooga läbi, et see võiks olla samamoodi seal. Augu ees ringi ääres. Ringi vahetus läheduses just. Nüüd läheb, Karel läheb seda tagantkäe Aiseri liini mängima ja See seal tugev- ongi see, et Isokäteliini. isokäteliin ja puusse paned, oledki siin Birdi mängust väljas juba. Või jah. Noh, lootus on ju alati, aga No lootus on alati, jah. No Eve siin 14-15 ringist väljas ikkagi. Tuul on meil natukene tõusnud. nagu lipu pealt näha just. See segab kaarte natukene kindlasti. Ja Kari ikkagi jah, jõudis täitsa läbi sealt tagant, et ta on ju täitsa ringis sees. Jätab nüüd selle puti natukene madalaks. Ja ringis sees ta ei olnud, ma vist natuke liialdasin all. Ringis sees alla täna. Sips käsi ringist väljas. Ja Sips teeb nüüd vastutule, teebki nüüd selle vastutule vea. Mida tegelikult üsna lihtne teha. No tundub, et sellel rajal kõigil siin putiga natukene tegemist on. No kui ma peaks Kareli ülarauad kokku lugema, siis ma arvan, et mul ühe käe näpud hakkavad just juba täis saama. Sinul saavad kindlasti ühe käe näpud täis ja kindlasti saavad ka Karl-Martin Marrandil ühe käe näpud. Tal on juba täis. Siips nüüd päästab siit barri ja kindla peale südamesse. Ja siin vist oli mingi graafika viga, näitas meil Evele 2, aga tegelikult Eve võttis siit barri. Karel tõstab 4 sisse ja Kari barri. Jennifer võttis siit ainukesena Virku, tal on nüüd siis viimase 5-4 alla, mis on ju üsna tubline tulemus. Just. Rada number 12, par 3, 74 meetrit. Jällegi kollase jänes üks uus rada. Tehtud võrreldes rästikuga lihtsamaks. Viska põhimõtteliselt ainult otse. Jennifer tegelikult just näitas, kuidas eeskäega näiteks seda rada mängida. Ainult kohtab vasakul OB. Kuhu Sips hirmsasti minna tahab, aga ei Ketas ikka piisavat lahja, et hoidis ära tõsed. Tal vist ei ole õnneks ka nii kanged kettad, mis sinna saaks. Mine sa tea, mis tal seal kotis peidus võib olla. Tõsi. Kari nüüd jättis selle, oi, aga see ikka jäi seifi vist. Keevitas peale, aga jäi seifi, jah. Evet näeme nüüd ilmselt siit ühte ilusat sirget piset. No läks annukat viskama. Lõpptulemus oli sirge sihtpunkt. Ringi äärde ilusti. Karel ka eestkäega tundus natuke kiirem Ketas olevat, tahab ikka korvi ründama minna. No kindlasti ringis, jäi küll sinna paremale skipas vähekaga. Kari proovib. Kõrge proovi, korvi ette. Lihtne 3. Eve nüüd siin ütleme 12 peale äkki. Virku võtt. Ja tuul nagu ei ole, aga lihtsalt kuidagi Ketas kukkus juba jähku alla. Juba järsku suri ära enne korvi ja hakkas kartma korvi.
Sipsi see väike hüpe jääb ikka poolikuks täna. On täpselt see üks nõks jääb puudu, jah. Karel jättis nüüd ikka täitsa madalaks. Ennem just front nine'is kiitsime, et ei jäta ühtegi putti madalaks ja nüüd näed, võta näpust. Ja mis eksimus nüüd Jennifer? See on hakanud teistele ka nakkama, mulle tundub. Aga pole hullu, ega igat rajat ei peagi ju Number lükata. 1 on ära jätta madalaks. Aga tahaks. Hirmsasti tahaks. Eks ikka tahaks. Meil vist ei tulnudki siit ühtegi Mirkut, mul on siuke tunne, kõik vist võtsid parrid. Barframe, jah. Kuigi tegelikult üsna selline lihtne rada mängib alla parri keskmist, et... Ju siis teised võtsid rohkem. Jah. Rada 13, Saare rada, par 3, 76 meetrit. Hadar Saar ei ole väga suur, aga samas piisavalt suur, kuhu võiks nagu jõuda. Ta on ikkagi üle 10 meetri. Paha haisu. Aga üks raskemaid radu, et läbi aegade olnud tegelikult selles hetkes, kui see tehti Järtasse, on sellega kohe kõigil raskusi. Ennem kui seda Saart ei olnud. See oli üks lihtsamaid. Oli üks lihtsamaid. Statistika poolest, aga peale seda jah, on see asi käest ära läinud. Eks see Saar mentaalselt töötleb siin. Töötleb nii palju, et sealt ikka võeti numbreid. Kõige suurem number vist oli, kas ma mäletan valesti, OB9? OB9 vist oli, jah. Ja teisel ringil sama inimene võttis OB8. Sai selle eest ka muidugi eriauina, aga seda võib-olla teises videos täpsemalt. Aga nüüd siit iseti juurde, Karel nüüd jättis selle madalaks selle. Siit minule tundus, et ainukene, kes Saarel jõudis, oli Kari, aga ma võin ka eksida. Karel nüüd... Kas tõesti läks uuesti OBS või see kivi? Ai, see vist ikka on seal uuesti OBS, jah. See on tõesti seal väga kivi peal. Sips ka Saarel. See on nüüd paha eksimus selles mõttes, et ta hakkab nüüd sealt temal tegelikult viiteputti. Okei, ta on piisavalt lähedal korgil, aga ikkagi. Ja tundub, et jah, see tegi Jenniferile ja Sipsile liiga, et Kari ainuksene Saarel jõudis. Jenniferile võib-olla tegid liiga Sipsile, on küsitav. Jah, Sipsile ei saa liiga teha. Ai, nüüd üle. Noorel mehel närvid keevad üle, et putid sisse ei lähe. Kas see nüüd on siis meil siin penalti 6? Kas ikkagi siis ei olnud järelikult? Siis ta ei saanud olla OBS, sest muidu nad tegid sohki. Just. Nii, rada 14, par 72 meetrit. Statistika poolest peaks olema äkki üks lihtsamaid rada. Ja lihtsuselt 3. Jällegi olnud vist läbi aegade kohtkindel rada. Suht kindel rada. Peale seda, kui siit eest üks kask maha võeti, läks veel lihtsamaks. Seal on üks kõrge kask on, üks vibalik. Viska selle peale, natuke ennem seda kõrge haiser. Ja võib juhtuda, et saad sisse. Sips nüüd siit tegelikult teeb väga ja viska, see võiks olla... See on selle raja see leedus, et kui sa ütled, et hästi, siis ta kukub kohe alla. Isegi kui puud ei ole. Ja siin kohalikud on öelnud, et siis kui sa viskad selle ketta käest ära ja tundub jube hea liin, siis alati sa midagi saad, aga siis kui sulle tundub, et nüüd ei ole päris see, siis ta tavaliselt on kohal. See on selle raja eripära. Siis ta pullikasse kukub. Tundub, et Karel on siit täitsa liimist lahti läinud, ei tule eestkäsi putt, ei tule tagantkäsi. Vaatame, kas tuleb lähenemine. No see võiks olla ringis. Siip saab proovida süke 14 pealt Virkut. Ja instrumendile pihta saab. Tabas instrumenti. Äkki saab hamba verele jääda rohkem pihta. Ja. Jennifer teeb nüüd selle Anuka-puti klassikalise vea, mida me kõik teame, mis tihti võib juhtuda. Tundub, et see ülaraud on kuidagi suuremaks venitatud nendel korridel, et kõik tahavad hirmsasti pihta saada neile. Vaata, siin on see, et ei tohi kiita, me kiitsime Karelit putiga, tal läks ära, Karit kiitsime ta putiga ja on ka viimasel ajal ikkagi eksinud, mis arvad. Tundub, et see on meie süü hoopis. Jaa, aga Eve ikkagi... No Eve näitab. Oleme teda ka kiitnud, aga ta ikkagi on nii vana kala, et poisid, rääkige, mis te tahate, ma teen oma asja. Just täpselt nii on. Tundub, et Eve siis ongi ainukene siit rajad, kes meil pördi võtab. Näitab noorematele konkurentidele silmad ette. Just. Võtab boksi ja astub rajale number 15, milleks on par 385 meetrit. Kohtudeks paremal OB. Ja rajal on ka muidugi sponsor, milleks on Mesila
Märjamaa mesile. Märjamaa mesile. Eest veavad seda 2 discgolfi mängivad noort inimest, Karl-Martin Marandi ja Birgit Vahemets. Nii et kui teil meevarud on veel täiendamata, talm on kohe ukse ees, siis kirjutage neil julgelt. Saab üle pea kaela sisse määrida ennast. Või siis ka teed juba. Need on ka muid tooteid seal, balsameid ja nii edasi, EP ja nii edasi. Ja kõik on väga head ise proovitud. Kari siin nüüd eksis viskega paremale, aga jäi seifi justi. Sipsid nüüd on tundub kõrge aiser, see võiks olla üsna sükene hea play. See on täpselt selle koha peal, kuhu ta jõuabki. Ega ta kaugemale vist ei jaksagi. No jätab ju liigutsid lõpuni tegemata. Karel siin nüüd tabab seda kändu, mis seal kännu ka, et sai praegu skipi, mulle tundus ka vist, et see oli väga-väga hea liin. See võib isegi nüüd ringist väljas olla täitsa. Aga kui ta oma julged putti teeb, siis ma ei muretse. Eve siit vähemalt kordi alla. Rästiku asetuse mandopostide vahel. Selle kurikuulsa rästiku 15. Oot, kas... Ja Siiber nüüd sai oma jalad tööle. Huvita, kas selle Margit lõikas kokku või see oligi nii? Ei, ju ta ikka oli nii. Nii, Karel ikkagi ringi jäi sisse. Ja julge putt. No see oli täpselt see, millest me frontline'is rääksime. Julge putt. Ta on sellest nii-öelda halvast seisust välja saanud. August välja saanud. Just. Jenniferil siit vist võiks olla pari. Par, jah. No sealt enam päästa pole sealt midagi. Muidugi hästi öeldud. 2 Pirkut siis 15. on täitsa hea tulemus, ma ütleks, sest et 15. on meil muidu pigem, ütleme, raske rada. Mängis ikkagi üle parri. Rada 16, par 3, 102 meetrit. Rajasponsoriks on siin Hoiupark. Just, Hoiupark, jah. Hoiab ära kõik teie autopargid. Mitte ainult autod, saab ka viia Aagis suvilad, paadid. Tema kõige jaoks ruumi on. Nii, aga rajas siis vasakul pool, täpselt sinna, kui Kareli ketast tüürib, on OB. Aga see OB on vist pigem, kui sa jätad nagu vara vasakule. No, pinhai on ka seal. Aga ta läheb sealt vist natuke laiemaks selles mõttes. Paremal on oksahunnik OB ja ülejäänud on siuke naturaalne OB, siis kuhu väga sattuda ei taha. See oksahunnik väga tihti mängu, sa võid ikkagi, noh, no sul peab tutsu olema, et seda välja ei, just, et ütleme, et siin... Meil see väga mängu ei tule. Ei, minul kindlasti mitte. Teise viskega võib-olla. Green on üsna kiire, kui sa sinna kiire kettaga maandud, siis saad väga mõnusa skipi keset kohe. Kari nüüd pani hirmsa annuka peale, aga vaat, meil usaldab oma kettaid, siis ta teab, et nad tulevad tagasi. Ja siin näeme trikki. Eve viskab vasaku käega ka, kui vaja on. Jah, kui sa oled siukse koha peal, mis sa siis teed? Ise viskaks oda või mida? Just, aga näed, vasaku käe ise selgeks tehtud. See on aastatega õpitud kogemuse pealt, ma arvan. Aga Kari näitab siin, kuidas eest käega jälle korvi alla läheneb. Just. Jennifer siit ilmselt ei hakka proovi andma, viskab korvi alla. Kõrgendatud korv, eks ta siukene hirmus ole ka, kui tuul ka veel puhub. Aga tundub, et näed, noormees Karel selle peale ei mõtle. Või... kerge hirm oli näha. Ikkagi see poolik. Seal on see, et kui ta kandma hakkab sul, siis sa teisel pool uuesti 20 peal. Eriti tema tugeva putiga. Samamoodi siin teevad kõik seda rahulikku taktikat, viskan alla ja... Kuigi see lipu pealt ütleks, et nagu väga metsikut tuult ei tundu. Aga see petab nii palju see kaamera. Esimene ring hakkab läbi saama, et võib-olla vaadati tulemusi, et ei taheti kohta ära anda. Tõsi, taustal näeme, et on üks puul vist on lõpetanud. Ja siin on siis kõigil parrid. Ei ole vist siis 4 sisse siit jah. Evel siukene närvikõdi ka natukene ülarauda ilusti. Selle teeb mingit asja. Midagi suud. Kas tühjaks teinud ringi peale? Ei jõua lõunapoolsi arvatud. Siit siis 4 parri, 1 poolgi. Rada 17, par 4, 152 meetrit. Raja sponsoriks Adea pakub kõik võimalik IT-lahenduse üle maailma. Ja mis iganes IT-mure sul on, siis sealt sa saad kindlasti abi.
Samamoodi ütleks, et pigem, ei ütle kõige lihtsam, aga pigem siuke lihtsama pool, see on par 450 meetrit, ei ole teab mis pikk. 2 korda 75 meetrit ja oled pullikas. Jah, see on see ilus raamatu mõte, aga, Just. aga Karel nüüd läheb seda mängumeeste liini mängima. Mängumeeste liini sealt ülevalt, sealt võib täitsa jõuda siukene 340 peale. Tal hakkas see ketast täitsa tööle, et kui ta sealt nüüd puudest edasi sai, siis tal teine vise on ikkagi võrdlemisi lihtne. Jennifer mängis ka ennast sinna, tüüpiline tagantkäe mängija mängibki tegelikult ennast sinna vasakule, sealt on hea teist lähenemist teha. Seal on jälle see, et liiga vasakule ei taha, seal tuleb see suur puumängu ja kui sa seal all oled, siis unusta pöördi ära. Jah, tõsi. Kari läks nüüd sama teed umbes. Kuhu Jennifer. See rada mängis meil siis ju 3,9 ehk siis tegelikult ka alla oli. Siin oli meil siis ka casual, kuna see mägi on poolik, ehitise suusamägi, mida see ehitatakse ja seal neid kive on palju, siis meil oli casual, et kui sa jääd sinna nõlva peale, siis sa võid võtta algkividest meetri sisse, et lihtsalt oleks kõigil ohutus tagatud ja keegi ei saaks viga. Jah, eeskätt peaks ikkagi kõik diskoši mängist terveks jääma. Ja siit Siipsilt üks korralik reha. Ja Siipsik on pikali. Nii siuke reha, et tõmbas ise ka muru sisse pikali. Et väga palju eksimusi, suuri eksimusi ei ole tegelikult ju täna teinudki, et ta on ju kaunis puhta ringi mänginud. Aga selle võib küll liigitada väga suure eksimuse alla. Karil ka siit jätab natukene kangeks selle ketta. Päris ringi ma usun, et ta ei jõudnud. Aga kindlasti mingi vaade tal on, et Jennifer tegelikult teeb nüüd veel, vaat seal on nüüd see, kas kui sa sellest mäest üle jõuad vasakule, siis on seal väga suur pahandus. No, Karel on väga hea koha peale tegelikult siin jõudnud. Siipsik saab väga head reklaami siin taustal praegu, see on seal puunajal püsti ilusti. Karelilt jõudis ringi. Jah, ringis, aga siukene putti ta veel on. Frontline'i putt on, siis ta paneb ära selle. Ebe ka siin natukene paha koha puude vahel. Ja ega sealt vist ei saanudki väga palju paremat lahendust otsida, kui siis sealt on maru keeruline on tegelikult sealt visata, et seal ruumi vähe ja siis paneb kõrgele. Läheb korvi kallale. Aga väga hästi. Võiks olla ju kindel parr. Ebe samamoodi viskab korvi alla. Ikkagi siin vedas hirmsasti. Jäi siia peale. Mäest alla ei läinud. Siit on nüüd isegi hea julge proovida puttida. Kui see sealt tagant poolt veel alla läheb, siis sealt läheb mägi nagu veel järsemaks ja et on Karel pördi ja jälle ülaraud. Tuleb võtta teine käsi veel. No ei ole hullu. Esimene ring, teine ring on aeg see putt täpselt paika aeda. Eks esimesel ringil närvid mängivad. Teisel ringil saab tagatulesid näidata. Karil Siipsil hakkas nüüd päike paisma, aga võtab kindlalt oma parri ja või siis ta tahtis lihtsalt vanameistri moodi olla, pani ka päikspillid ette, see võib ka olla. No, mina tahaks ka, kui mul see võimalus oleks. Meil muidugi mõlemad vanameistrid on ju ikkagi siin. Eve siit tõstis nüüd sisse vist 5. 5, jah. Puude vahel kinni jälle. See ei ole parr, Karel peab ka parriga paraku leppima. Kõigi avadraib oli selline, et parr tundub nagu paugi. Just. Nüüd liigume viimasel rajale. Rada 18, parr 4, 175 meetrit. Raja sponsoriks Bobo Fishing. Kõik võimalikud kalastustarved, ka vist isegi mingid matkatarved, ma arvan. Discgolfi kettaid saab. Jaa, saab. Ja unikaalne rada jällegi on olnud algusest peale siin, see Tiiala on olnud alati siin. Tiiala on sama koha peal olnud, jah. Rada on pikemaks venitatud algsest versioonist. Mine mööda. Ja kindlasti selle rajaga on ees ootamas veel mõningaid uuendusi, aga seda juba järgmisel hooajal. Nii, oleme siit nüüd vist näinud 2 viset, 3. läheb Jennifer, keerab selle üle. Sips jättis nüüd vasakule kangeks, tüüpiline viga, Jennifer keeras selle sinna üle, ka tüüpiline viga. Ja teisena viskas Karel, viskas sinna kaske, mis on ka üks tüüpilistest vigadest. See kask jääb kogu aeg ette, isegi kui sa vaatad, et sa oled sellest juba ammu möödas, sa ikka pihta selle. Just.
aga 5-st 4 veel ei ole fairway'le saanud. Aga mulle tundub, et siin ja viimase käest kinni. Jääb ka sinna vasakule poole äärde, aga ütleme niimoodi, et siin me näeme mitut ketast, me näeme siin Kari ja me näeme siin kedagi veel, see vist ongi Jennifer jah. Aga siin on ikka üsna süke silmad kinni ja looda parimat, et sealt läbi nende väikeste puude proovin ise oi kui palju neid eeskäsi visata. Selle koha pealt umbes 10 meetrit edasi ma olen iigli võtnud. Seda ma jah, olen teadlik. Vastab täitsa tõele, võin kinnitada. Nii, siit eest käega nüüd. Pane pannuka, kas nüüd jääb kandma? Ai, läks ikka kangeks. See lõpetab seal saarel. Saarel, jah. Mis tõesti võib ollagi saar. Nii, Eve teeb siit teist. Rahulikult fairway peale, eks tal ongi, ma arvan, eesmärk siin rajal mängides, et ta parriks ära ja rahu majas. No Karelil piisavalt tutsu on, et siit saab minna pöördit proovima, aga keeditab kohe peale. Nii ta tihti võibki juhtuda, et kui sa seda liiga palju tahad, et ma nüüd lähen panema. Et ei ole midagi kuidagi ka Kareli kohta öelda, vaid lihtsalt omast käest need puhtalt kogemused. Neid eksimuskogemusi meil jagub. Nii, vanameister andis suuna kätte teise vanameistri viskele ja kettad kuulavad ikkagi sõna. No Raivo näitab, et korb on seal pool. Mine. Nii, Karelilt siit nüüd 3 on vaja saada. Aga ta ikka, nagu me vist taustaks kuulsime, ega ta ise oli ka vist hirmus õnnelik ei olnud, jah. Sellest kõigest. Aga siit nüüd suurepärane ise üle, et ilusti korvi alla. See on täitsa pullikas. Sipsid ka siit nüüd, kui tabab oma liini, võiks olla pigem siuke lihtne. Joppen, puhne. Tulevad sellised vahvad sõnad suust, et taustast võisime kuulda, et rahul ei olnud, aga no ega ei saanud ka olla rahul suksi viskil. Jenniferil siit nüüd 3. Nüüd läks natuke pikaks vist. See oli juba tema 4. Ta tabas ju seal, jah, ma jätsin selle ühe viska vahele. Karelit samamoodi 4. No sellega jõudis kivi taha. Jah, kivi taha. Kari nüüd siit vist võiks meil... Karil, kas on pördipõtt? Ei ole. See oli tal parripõtt. Siit vist me pördipõtte ei näinudki. Just. Sips on nüüd männi taha ennast parkinud. Ai, pagas. See oli ilus tugev proov, aga... See oli vist esimene täna, mis oli siuke lõpuni tehtud liigutus. Sinnisel putib siit 5 ja putib kindlalt ära. Karil samuti 5 ja Karel putib samamoodi 5. Tundub siukene bogey frame'i moodi olevat. Oi, läks läbi kõittida, ei õnneks sisse. Kas Eve putib siit 4, ei bogey frame'i siit kindlasti ei tule. Eve oli ju mänguplaanis. Jaa, Evel oli... Mänguplaanis oli ju 4. 3 ise väga ilus mänguplaanis oli algusest peale niimoodi kirjas. Jah, aga tahtsime liiga teha. Esimene ring on läbi. Meil feature kaardi videost. Varsti tuleb ka meeste liitkaart. Jah, kohtume juba õige pea. Kohtume varsti, senikaua vaadake. Siin meie sponsoreid veel. Neid oli palju, täname neid kõiki. Jah, aitäh head aega. Aitäh head aega.